Iisraeli keskus. Video näitab Tel Avivi puhangu mõju. Plahvatust on näha Iisraeli politsei avaldatud turvakaamera salvestistel. Keegi selles konkreetses plahvatuses vigastada ei saanud, kuid Tel Avivi ümbruses on teateid vigastatutest pärast seda, kui üks neist killumoonadest tabas ühte korterit. Öösel tulistasid raketitõrje intertseptorid Iisraeli keskosa taevas alla osa vaenlase rakettidest. See on olnud raske öö Iisraeli rahvale, kes veetis suure osa ajast pommivarjendites nende uute Iraani rünnakute tõttu. Politsei asenduspressi esindaja rääkis sündmustest. Raketitabamuse tagajärjel süttis mitu sõidukit ja mitmed hooned said kannatada. Koos sisekaitseväe, MTA teenistuse ja julgeolekujõududega tuvastasime, et 3 inimest sai kergelt vigastada. Töötame selle nimel, et kontrollida hooneid ja veenduda, et keegi pole lõksus ning eraldada ala. Iisrael alustas uusi rünnakuid Iraani režiimi vastu. Vaadake seda reedest videot. Nad ründavad tugevalt Islamivabariiki, sealhulgas rakettide stardipaiku ja laovarusid. Maailma tähelepanu on suunatud Pärsia lahele ja Hormuzi väinale, kus Iraan ähvardab endiselt seda olulist veeteed. Hormuzi väin ei ole laevaliikluseks avatud. Ükski Ameerika mereväelaev ei tohi Pärsia lahte siseneda. USA kohalolek Pärsia lahes on viimase 50 aasta peamine ebakindluse põhjus. Regiooni turvalisus sõltub USA lahkumisest Pärsia lahest. Iraanlased räägivad, ameeriklased ründavad USA'd. CENTCOM avaldas reedel selle video Kargi saarelt, mis töötleb 95% Iraani naftast. Trump ütles pärast rünnakuid, hävitasime Kargi saare, aga ehk ründame taas, lihtsalt lõbu pärast. Me hävitasime selle. Ootame Seva rünnakute kasvu ja peagi Iisraeli rünnakuid. Nägin piirkonnas tankerlennukeid, et hävitajad saaksid sihtmärke Iraanis tabada. Hästi, Trey Jenks otse Tel Avivist. Trey, suur tänu, aitäh! Trey! Kutsume nüüd Shannon Brahimi, Fox News Sunday ankrinaise ja peajuristi korrespondendi. Shannon, kas nägid Treyi raportit? Meil on kodumaal olnud 4 terrorirünnakut. New Yorgis, Michiganis, Texases ja Virginias. Ja ikkagigi ei ole sisejulgeolekuministeeriumi DHS-i rahastust veel vabastatud. Demokraatidest ainult John Fetterman ei ole vastu. Chuck Schumer ei näi mõistvat, et see tunne kasvab, et DHS peab täitma oma põhifunktsiooni. Selle riigi julgeolekumissiooniga. Mida sa arvad, mis sel nädalal Washingtonis juhtub? Jah, nüüd peavad üle 100 000 DHS-i töötaja ja nende agentuurid töötama tasuta, kuigi neid peetakse hädavajalikeks. Nad on tõesti olulised, nii et me nõuame nendelt inimestelt väga palju. Küsin täna kongressmen Jim Himesilt ja Mike McCallilt, mis on nende plaan Fox News Sunday saates edasisteks sammudeks. Sest nii demokraadid kui vabariiklased on häirekeela löönud. Viimastel aastatel mitme valitsuse ajal on nad öelnud, et ohutase, mis meil praegu siin riigis on, kasvab täiesti tavapäratult. Kas mäletad FBI endist juhti Christopher Wray, kui ta ütles, et kõikjal vilguvad punased tuled? Mitte miski pole muutunud. Jah, absoluutselt. Ja see on ka huvitav, sest sa näed, et valitsus kavatseb nimetada Mark Wayne Mulleni selleks kuulamiseks. Kas sa arvad, et see kiirendab asju? Ja samuti tead sõjaväe seoses, mis puudutab hiljuti mainitud terrorirünnakuid, näitavad uuringud, et riik on lõhestunud. Umbes 60% usub, et Iraan on kindlasti oht. 50% arvab, et peaksime sõtta minema. Teised 50% on vastu. Selle uuringu järgi, mida täna hommikul analüüsisime, võib terrorirünnak tõesti juhtuda. Neid uuringuid ja numbreid määratletakse valesti. Presidendile on väga oluline, et Trump tagaks enne valimisi riikliku julgeoleku, mille jaoks on rahastamine võtmetähtsusega. Ja me teame, et DHS-i ja selle agentuuride töötajad töötavad ööpäevaringselt 7 päeva nädalas. Et ükski ohtlik isik või rakuke ei jääks märkamatuks ega põhjustaks kaost. Nagu mainisid, oleme hiljuti riigisiseselt mitmetes rünnakutes inimesi kaotanud, kuid oleme probleemidega tegelenud alates 11. septembrist, mil loodi DHS.
Mainisite Mark Wayne Malenit, kes on senaator, mis teeb ta minu arvates vastuvõetavamaks. Kinnituse saamiseks on need tema inimesed, nad tunnevad teda. Me ei oota, välja arvatud mõni üllatus, et tal sellel nädalal probleeme tekiks. Ta võib vestlust suunata. Vasakpoolsed ei meeldinud Naomile. Nüüd algab uus peatükk, saame edasi liikuda. Jah, see oleks väga positiivne areng, kui see tõesti juhtuks. Niisiis, administratsioon vahetas THS-i sekretäri välja. Kas teil on uusi taktikaid? Kas ovariiklased nõustuvad ideega, et agendid kasutavad turvakehakaameraid? Nova. No sellelt poolt on olnud palju järeleandmisi ja siiski ei paista demokraatide seas olevat mingit survet, et midagi ette võetaks. See ongi küsimus, nagu ta ütles. Kehakaamerad, rahastatud me teame. Kehakaamerad ja deeskaleerimiskoolitusel on juba rahastus olemas. Senaator Fetterman ütles nädalavahetusel, et see ei puuduta ICE-it, vaid DHS-i. Sa ütled inimestele, et nad töötaksid tasuta millegi nimel, mis pole isegi teemaks. Mõlemad pooled süüdistavad teineteist, kuid ma ei tea, kes Washingtonis kellega räägib. Me nägime Schumerit ja Toonit senatis paar päeva tagasi, see oli ainus teadaolev läbirääkimine. Võib-olla toimub kulisside taga midagi ja edeneb. Äkki suudab senaator Mullen sekretärina selle uuesti käivitada. Aga ma ei näe välja sõite. Senaator Slotkin Michiganist võttis sõna ja nad otsustasid selle rahastada. Jah, pärast seda, kui toimus terrorirünnak. Vahetult pärast seda, kui ta oli hääletanud selle rahastamise vastu. Jah, selle vastu. Lisaks tuleb siia ka suursaadik Waltz. Jah, suursaadik Waltz. Räägime temaga Hormuzi väinast ja rikastatud uraanist, mida me arvame, et Iraan omab. Sõjalised eksperdid selgitavad olukorda ja meie positsiooni. Koos paneeliga saab saates tempokas. Jah, tundub suurepärane saade. Aitäh sulle. Aitäh. Shannon, praegu sinu hinnang sellele, mida näed ja oled varem kogenud. Tere kõigile, head keskööd. Toimus 7 Iraani raketirünnakut Tel Avivi vastu. São ataques menores, mas frequentes. Umbes tund ja veerand tagasi nägime, et ühel raketil oli kobarlõhke pea, mis lagunes Tel Avivi kohal ja põhjustas maapinnale kahju. Vigastatutest pole teateid, kuid meil on videod öistest tõrjetest. Aitäh! Töötasin selle nimel, et öösel vaenlase tuld alla lasta, vaadates tõrjerakette taevas lendamas. Killud tabasid öösel kohta, kahjustasid autosid ja vigastasid kergelt lähedal olijaid. Vaata rususid Iisraelis. Päästjad on jätkuvalt valves, saabuvad kiiresti, et anda abi ja võimandada pommirümmal tegutseda. Sündmuskohal rääkis politsei allkomandör öiste rünnakute kohta. Aitäh! Raketi tabamus süütas mitu sõidukit ja kahjustas hooneid. Koos sisefronti, MDA ja julgeolekujõududega tuvastasime, et 3 inimest sai kergelt vigastada. Praegu töötame selle nimel, et hooneid seestpoolt kontrollida, veendumaks, et keegi pole lõksus ning loomulikult eraldame sündmuskoha. Samal ajal ründavad iisraellased täna hommikul uusi sihtmärke Iraani lääneosas. Vaadake reeden salvestatud kaadreid Iisraeli pommirünnakutest. Fookus on Pärsia lahel, kus Zeva keskkomando ründab Iraani sihtmärke marsruudi avatuna hoidmiseks. Üks Iraani revolutsioonikaardi liige ütles nädalavahetusel: Hormuzi väin on laevaliiklusele suletud. Ameerika mereväelaevad ei pääse Pärsia lahte. Ameerika Ühendriikide kohalolek Pärsia lahes on viimased 50 aastat põhjustanud ebakindlust. Turvalisus pole võimalik enne, kui nad lahkuvad piirkonnast. Ameeriklased ründavad uusi sihtmärke Pärsia lahes, sealhulgas Kargi saart. Reedel rünnati massiivselt Iraani jaoks olulist piirkonda, kus Pärsia lahe saarel töödeldakse kuni 95% naftast. Trump ütles intervjuus: hävitasime Kargi saare täielikult, aga võib-olla ründame seda veel rohkem. Lõbu pärast hävitasime selle. Ameerika Ühendriigid ja Iisrael avaldavad Iraanile survet, korraldavad rünnakuid Iisraeli ja Pärsia lahe riikide vastu. Trey. Iisraeli luurel on uus plaan rünnata Iraani Qudsi vägesid. Mida tead sellest?
Iisraeli julgeolekuametnik ütles Fox Newsile, et nad on avanud Qudsi toimiku Iraani revolutsioonikaardi haru süstemaatiliseks jälitamiseks. Lähis-Idas on nad Liibanonis kõrvaldanud 7 ametnikku ja hävitanud 17 kaubalennukit, mida kasutati relvade vedamiseks piirkondlikele esindajatele. Et mõistaksid olukorra dünaamilisust, vestlesin samal ajal kõrge ametnikuga. Iisraeli julgeolekuametnik teatas, et Liibanonis kõrvaldati 7. kõrge ametnik vastutav õhuväe komponentide eest. Iraani esindajate sõnul väidab ametnik endiselt, et kaubalennukeid kasutati relvade andmiseks Hezbollah'le ja Iraani relvarühmitustele Iraagis. Nendega veeti aastaid palju halbu asju. Elektroonikaplaate, rakette, raketisüsteeme, täiustatud ja erinevaid rakette. Ametnik räägib uutest Iraani vastu kasutatud luuremehhanismidest ning viimase kuu sihipärasest pingutusest. Seda nimetame Qudsi toimikuks ja eesmärk oli kaardistada kogu Iraani Qudsi vägede operatiivarhitektuur. Küsisin ametnikult, kui kaua see kestab ja mitu töötajat nad vastutusele võtavad. Nad teatasid, et hakkavad Qudsi vägede liikmeid Lähis-Idas jälitama, et takistada neil toetamast rühmitusi, kes ründavad Iisraeli. Hezbollah tulistas täna hommikul taas uusi rakette üle piiri. Hästi, Trei, aitäh sulle, tänan sind. Trei